Tallinna Tööstushariduskeskus, nii nagu paljud teised kutseõpet pakkuvad asutused, kasutavad euroraha selleks, et pakkuda täiskasvanutele tasuta koolitust. Mismoodi see käib? Täna uurime. Kui palju on eurorahade eest täiskasvanuid koolitatud Tallinna Tööstushariduskeskuses? Ütleme, viimase 1,5 aasta jooksul on neid koolitatud kusagil 200 õpilase ringis. Millised kõige populaarsemad erialad on, millele kõige suurem tung on praegu? No kindlasti kõige populaarsemad on keevitus, siis kõikvõimalikud arvutisoonitlusega, arvutiprogrammide soonitusega erialad, metallitöö ja siis kindlasti väga populaarsed on ka, ütleme, elektriautomaatika suunitlusega alad. Eduard, aga mida aitavad need Euroopa Liidu struktuurifondi rahad teil paremini teha? Nad aitavadki meil paremini neid koolitusi läbi viia, valmistada ette õppematerjale, osta ka teatud määral õppevahendeid, kõike selliseid asju. Sellest on struktuurfondides suur kasu. Kui palju need kursused, mida te täiskasvanutele teete, inimestele maksavad? Need ei maksa inimestele midagi. Need on tasuta koolitusega, ent seal on tähtis see, et inimene vastab teatud tingimustele. Kui inimene tunneb, et ta tahab ja leiab teie nimekirjast mõne sellise eriala, mis võiks tema huvidele ja tema teadmistele nagu vastata, millel enese täiendamine võiks teda paremasse olukorda viia, mida siis selle jaoks tegema peab? Kõige lihtsam variant on vaadata koolide kodulehekülgede pealt informatsiooni, mis koolitused toimuvad, mis ajal toimuvad ja siis võtta koolidega ühendust, koolitusjuhtide ja vastavate inimestega, kes on nende lehekülgede peal välja toodud. Tallinna Tööstushariduskeskuse üks tugevus kindlasti on see, et see õpe ei toimu mitte ainult klassis, kus klassis ees räägib inimene, mida tuleb teistmoodi teha, vaid siin on võimalik reaalselt väga paljusid asju ise kogeda. Seda kindlasti. Meie koolil on ülihea materiaaltehniline baas. Me ise ei väsi kiitmast, et võib-olla ka Eesti üks parimaid. Ja enamus õpet toimub praktika käigus läbi kas siis käelise tegevuse, läbi ülesannete lahendamise ja nii edasi. Kui me siin praegu räägime, on novembrikuu praktiliselt oma südamesse jõudnud keskpaika. Mis kursused veel sellel aastal on, kuhu saaks veel registreeruda need, kes praegu meie juttu siin kuulates sooviksid Tallinna Tööstushariduskeskuses oma oskusi täiendada? Selle aasta koolitustega on muidugi selline mure, et tegelikult need koolitused on enamus täis. Võib muidugi uurida, aga kindlasti tuleks tähelepanu pöörata järgmise aasta koolitustele, mis hakkavad 1. jaanuarist. Neid koolitusi on päris palju ja nendele koolitustele registreerimine alles hakkab. Ja need oleks siis, ütleme, sellised, mis kindlasti huvitavad inimesi, on keevituse koolitused, siis erinevad arvutiprogrammide koolitused, AutoCAD ja Solidates ja analoogilised, siis müüja klienditeenindaja koolitus, automaalari täiendkoolitus, elektriku täiendkoolitus, autotehniku täiendkoolitus ja nii edasi.